Vana-Roomas ei müüdud turgudel ainult toitu, kangaid, ehteid ja loomi. Selle asemel pandi lavale ka inimesed, kes olid sõja tõttu oma vabaduse kaotanud. Inimesed, kes olid röövitud või orvuks jäänud ja neist inimestest said orjad. Ostjate ees uuriti nende valust, keha, tervist, oskusi ja päritolu. Seejärel määrati neile hind. Selles süsteemis võis inimese väärtus olla vaid tavalise töölise mõne aasta palga suurune. Kuid üks kogenud arst, õpetaja, raamatupidaja või juhataja võidi müüa hinnaga, mis ületas isegi maja või suure maatüki väärtuse. Aga kuidas suutis Rooma muuta inimelu äriks? Ja miks oli tavalise töölise ja haritud orja hind nii erinev? Selle mõistmiseks peame kõigepealt vaatama, kui sügavalt oli orjus Rooma ühiskonda juurdunud. Roomas olid orjad olemas juba ammu enne seda, kui sellest sai suur impeerium. Kuid mida rohkem Rooma oma territooriume laiendas, seda rohkem inimesi toodi nende linnadesse vangidena. Iga eduka sõja järel tuhanded sõdurid ja tsiviilisikud vallutatud aladelt võisid kaotada oma vabaduse. Mõned neist müüakse kohe seal, kus nad kinni võeti, teised saadetakse suurtesse keskustesse, kaubandus Itaalias ja teistes Vahemere piirkondades. Sealt ostavad neid rikkad perekonnad, kaupmehed, taluomanikud, kaevanduste juhid ja isegi Rooma valitsus ise. Orjade müük kasvas veelgi Rooma vabariigi viimastel sajanditel ja Rooma impeeriumi algusaegadel. See oli ajavahemik umbes 1. sajandist E-kristini kuni 2. sajandini B-kristini. Rooma kontroll oli siis juba ulatuslik ja kaubandus oli aktiivne. Paljud selle ajastu dokumendid on säilinud tänapäevani. Seetõttu saavad meie aja inimesed näha tolleaegseid seadusi, lepinguid, kirju, maksutabeleid ja raidkirju. Seetõttu teame nüüd, kuidas tollal müüki tehti. Need dokumendid näitavad ka, et orjakaubandus polnud lihtsalt salajane või kaootiline tegevus. See oli tunnustatud osa Rooma majandusest ning nende seadused kaitsesid selgelt ostja õigusi, mitte aga müüdava inimese vabadust. Kui orja müüdi, pidi müüja avalikustama tema kohta mõned olulised üksikasjad. Nende hulka kuulusid rasked haigused, füüsilised puudused, põgenemiskatsed või muud probleemid, mis võisid mõjutada tema töövõimet. Mõnel müügil oli inimese kohta ostjate ees isegi silt või kirjalik teave. Kui müüja varjas mõne tõsise probleemi, võis ostja nõuda raha tagastamist või tehingu tühistamist. Rooma seaduse järgi oli see müük väga sarnane looma, maa või vara ostmisega. Kuid lepingu ja maksete taga oli päris inimene, kes võidi jäädavalt lahutada oma perekonnast, nimest, kultuurist ja endisest elust. Kõigile orjadele ei olnud ühtset kindlat hinda. Väärtus muutus oluliselt sõltuvalt ajast ja kohast, pakkumise hulgast ja ostjate nõudlusest. Kui pärast sõda saabus korraga palju vange, võis hind langeda, sest müügiks oli rohkem inimesi. Kui uusi vange oli vähe ja tööjõu järel oli suur nõudlus, võis väärtus tõusta. Tähtsad olid ka vanus ja tervis. Tavaliselt oli noore ja heas seisukorras inimese hind kõrgem, sest temalt oodati pikemat tööiga. Eaka, raske haiguse või töövõimet piirava vigastusega inimese väärtus oli tavaliselt madalam. Kuid ei hinnatud ainult füüsilist jõudu. Kõige rohkem tõstis hinda omaniku jaoks kasumlikkus. Ilma erilise väljaõppeta inimest võidi kasutada põllul, ehitustöödel, raskete asjade kandmisel, koristamisel või muudes töödes, mis nõudsid füüsilist jõudu. Tavaliselt oli sellise tööjõu hind madalam, sest paljud inimesed suutsid sama tööd teha. Teistsugune oli hind inimesel, kes oskas lugeda, kirjutada ja arvutada. Ühiskonnas, kus oli palju äri, vara, lepinguid ja arvestust. Väga tähtis oli inimene, kes oskas pidada arvestust, raha käsitseda, kirju kirjutada või hoolitseda suure majapidamise eest. Veelgi kallimad olid need, kellel oli eriline amet. Nende hulka kuulusid õpetajad, arstid, kokad, juveliirid, osavad käsitöölised, raamatupidajad, sekretärid ja äri- või maahaldajad. Mõnda neist osteti mitte ainult töötegijapeks, vaid ka investeeringuks. Omanik võis nende pealt teenida aastaid. Mõjutas ka keelteoskus.
Inimene, kes oskas rääkida ja kirjutada kreeka ja ladina keeles, võis õpetada rikaste roomlaste lapsi, lugeda tähtsaid dokumente või aidata kaubanduses. Kuna kreeka keelt kasutati laialdaselt hariduses ja kultuuris, hindasid paljud jõukad roomlased kõrgelt orje, kes olid saanud kreekakeelse hariduse. Siiski ei piisa ainult sellest, et öelda, et inimese päritolu automaatselt määrab tema hinna. See sõltub endiselt vanusest, tervisest, väljaõppest, kogemusest ja tööst, mida iga inimene suudab teha. Rooma hindade uuringud näitavad, et väärtuses on suur erinevus sõltuvalt tööst, vanusest ja soost. Seetõttu ei ole olemas lihtsat hinda, mida saaks kõigile rakendada. Lihtsamalt öeldes ei mõõtud Rooma orjaturg inimese väärtust inimesena. See mõõtis, kui palju tööd, tulu ja kasu uus omanik võiks saada. Selle tõttu oli tavalise töölise ja eriteadmistega inimese hinnaerinevus väga suur. Näiteks oskuslik kingsepp, puusepp, sepp või kullassepp võis omanikule tulu teenida toodete valmistamise ja müümisega. Veelgi kallimad olid arst, õpetaja, raamatupidaja, sekretär ja mõisavalitseja, sest nende inimeste peamine vara oli teadmised. On ka iidseid lugusid orjadest, kes müüdi väga kõrge hinnaga. Nende hulka kuulusid osavad kokad, meelelahutajad ja teised inimesed, keda rikkad imetlesid. Rikka roomlase jaoks oli kuulsate õpetajate, heade arstide, osavate kokkade või tuntud esinejate omamine majas viis, kuidas näidata oma kõrget staatust. Omanik ei ostnud ainult tööd, vaid ka selle inimese nime ja andega kaasnevat prestiiži. Lisaks oskustele oli oluline ka vanus. Tavaliselt eelistasid ostjad inimesi, kes olid piisavalt tugevad töötamiseks, kuid kellel oli veel palju aastaid enne vananemist. Seetõttu olid noored ja terved täiskasvanud, kes suutsid õppida uusi töid, sageli kõrgelt hinnatud. Väikestesse lastesse suhtuti teisiti. Neid tuli veel toita, hooldada ja koolitada, enne kui nad suutsid suurt kasu tuua. Vanaajal oli ka suur haiguste ja varajase surmaoht. Seetõttu imikute ja väga väikeste laste väärtus oli tavaliselt madalam. Lapse kasvades muutus ka ostja suhtumine. Laps, kes suutis kodus abiks olla ja õppida mõnda ametit, võis olla pikaajaline investeering. Lapse võis koolitada isiklikuks abiliseks, teenijaks, käsitööliseks või juhiks, kui ta suureks kasvab. Oli ka orje, kes sündisid ja kasvasid üles oma peremehe majas. Neid kutsuti vernadeks. Nad tundsid keelt paremini, tavasid, tööd ja inimesi, kes majas elasid. Seetõttu peeti neid sageli kergemini koolitatavateks ja oma ülesannetega paremini tuttavateks kui uusi vange. Kuid mida vanemaks ori sai, seda väiksemaks muutus tema turuväärtus. Raske töö, toidupuudus, haigused ja vigastused võisid inimest kiiresti kurnata. Kui inimene ei suutnud enam sama palju tööd teha, vähenes ka ostjate huvi tema vastu. Kõik vanemad inimesed ei kaotanud siiski automaatselt oma väärtust. Kogenud arst, õpetaja, raamatupidaja või mõisavalitseja võis siiski olla väärtuslik. Tal olid teadmised äri, vara, võlgade, saagi, tööliste ja suure majapidamise igapäevaste toimingute kohta. Kuid vanemate inimeste jaoks, kellel puudusid erilised oskused, oli olukord palju karmim. Neid võidi müüa odava hinnaga, vabastada ilma piisava elatusvahendita või lihtsalt kuhugi maha jätta. Sellises süsteemis vabadus elu lõpus ei tähendanud alati turvalist tulevikku. Lisaks vanusele uuriti hoolikalt ka keha. Kui ostja otsis töötajad põllule, kaevandusse, sadamasse või ehitusele, olid jõud ja vastupidavus väga olulised. Vaadati, kas käed ja jalad on tugevad, hingamine korras ning kas keha suudab vastu pidada pikaajalisele tööle. Purul võidi müüdavat inimest käskida kõndida, joosta, hüpata või teha lihtsaid liigutusi. Samuti uuriti hambaid, nahka, lihaseid, arme ja muid haigustunnuseid. Lonkamist, tõsist vigastust või haigust, mis võib tööd takistada, peeti hinna alandamise põhjuseks. Rooma õiguse kohaselt tuli samuti teatada, kas ori oli varem põgenenud või pidevalt ringi hulkunud. Kui seda olulist teavet varjati, võis ostja nõuda raha tagasi või hinnaalandust. See kaitse oli mõeldud ostja kulutatud raha kaitsmiseks. See ei olnud mõeldud müüdava inimese kaitseks. Koduseks teenistuseks otsiti orjade puhul teisi omadusi.
Lisaks oskustele võidi neid valida ka välimuse, käitumise järgi, hääle ja külalistega suhtlemise viisi järgi. Seetõttu mõnda neist ka kaunistati, puhastati ja riietati korralikult, enne kui nad ostjatele esitleti. Oli ka rikkaid roomlasi, kes otsisid inimesi, kellel oli eriline välimus, et neid oma uhkesse majapidamisse kaasata. Oluline on meeles pidada, et selline valik põhines ostja maitsel ja eelarvamustel. Ostja maitse ja diskrimineerimine mängisid siin suurt rolli. Omadused, mis ei olnud seotud töövõimega, võisid siiski tõsta või langetada hinda, sest mõnda orja peeti dekoratsiooniks või staatuse sümboliks. Hindamisel mängis rolli ka sugu. Paljud sõjavangist mehed saadeti rasketesse töödesse. Seetõttu põhines mehe hind sageli tema jõul, tervisel, oskustel ja sellel, kui palju tööd ta tulevikus teha suudab. Paljud naisorjad töötasid samuti majapidamises, põllul, töökodades, poodides ja tekstiilitootmises. Mõned olid kokad, koristajad, lapsehoidjad, õmblejad, juuksurid või peremehe isiklikud abilised. Oli ka naisi, keda koolitati ammedeks. Naine, kes toidab ja hoolitseb teise pere last. Märgõdesid valiti nende tervise, kogemuste ja hooldusoskuste põhjal. Oli ka naisi, kellel oli teadmisi sünnituse kohta ja kes töötasid ämmaemandatena, kuna need tööd nõudsid erilisi teadmisi, võisid nad olla kõrgemalt hinnatud. On veel üks julm põhjus, miks mõned omanikud hindasid naisi, kes olid sünnituseas. Nimelt Rooma seaduste kohaselt orjaseisuses naise laps järgib tavaliselt ema staatust. See tähendab, et tema sündinud laps on samuti ori. Suurte mõisate jaoks oli naisorjade sünnitamine viis suurendada oma tööjõudu ilma turult ostmata. Ka naiste või meeste noorust ja füüsilist välimust võidi kasutada hinna tõstmiseks. See avas tee tõsiseks seksuaalseks ärakasutamiseks. Orjal polnud seaduslikku õigust oma omaniku soovidele vastu seista ning teda võidi osta, müüa või väärkohelda nagu vara. Rooma seaduste kohaselt polnud orjadel samuti täielikku õigust seaduslikule abielule, oma lepingutele ega vaba kontrolli oma elu üle. Seega vanus, sugu, keha ja välimus olid vaid mõned tegurid, mida kasutati hinna määramiseks. Kuid ostja jaoks oli kõige olulisem küsimus alati sama. Kui palju kasu saab sellest inimesest? Ja siin on veel midagi tõsist. Pärast müüdava inimese ülevaatamist algab kauplemine. Kuid ükskõik kui tugev või osav ta ka poleks, sõltub hind ikkagi kogu turu olukorrast. Sõjal oli suur mõju orjade arvule Rooma impeeriumis. Kui vallutati uus ala, palju vange said sõdurid ja kaupmehed müüa, kui korraga saabus väga palju vange, suurenes pakkumine ja hinnad võisid langeda. Selle kohta on selge näide 1. sajandist e.Kristuse. Rooma kindrali Luculluse kampaania ajal Väike-Aasias saadi nii palju vange ja vara, nii et vanaaja kirjaniku Plutarkose sõnul oli mõne orja müügihind väga madal. See näitab, kuidas edukas sõda võib kohaliku turu täielikult segi paisata. Orjakaubanduse kasvule aitasid kaasa ka Napompiuse ja Julius Caesari vallutused. Need sõjakäigud tõid kaasa suure hulga vange Ida-Vahemere piirkonnast ja kallialadelt, mis hõlmavad tänapäeva Prantsusmaad ja mõningaid naaberpiirkondi. Puuduvad täielikud andmed selle kohta, kui palju vange täpselt orjadeks müüdi. Siiski on iidsetest allikatest selge, et sõda oli üks suurimaid uute orjade allikaid Rooma laienemise ajal. Rooma impeeriumi ajaks suured vallutused hakkasid järk-järgult aeglustuma. Sõjad ei kadunud küll täielikult, kuid turule ei toodud enam alati nii palju uusi vange. Selle tõttu hakkas süsteem rohkem toetuma teistele allikatele. Nende hulka kuulusid orjana sündinud lapsed, inimesed, kes toodi impeeriumi piiridest väljastpoolt, röövimise ja piraatluse ohvrid ning inimesed, kes müüdi orjusesse äärmise vaesuse tõttu. Hinnad erinesid ka sõltuvalt asukohast. Rooma linnas oli palju rikkaid perekondi, ametnikke ja kaupmehi, kes otsisid töötajaid oma majapidamisse ja äriettevõtetesse. Kuna nõudlus oli suur, võis pealinnas müügihind olla kõrgem kui väikelinnas või kaugemas provintsis. Igal piirkonnal olid ka erinevad varustusteed. Egiptus, Süüria, Väike-Aasia, Põhja-Aafrika ja Vahemere äärsetel linnadel olid oma sadamad ja kaubandussidemed. Seetõttu ei saanud ühe koha hindu võtta kogu Rooma impeeriumi standardina.
ka tööjõuvajadus või saaste erinevatel aegadel muutuda. Piirkondades, mis sõltusid suurtest põllumajandusvaldustest, kasvas tööjõuvajadus külvi- ja saagikoristuse ajal. Kauplejad võisid seda ära kasutada, ostes seal, kus nõudlus oli madal ja müües seal, kus oli rohkem tööjõudu vaja. Seega ei sõltunud orja hind ainult tema kehast ja oskustest. See sõltus ka sõjast, asukohast, aastaajast, transpordist, ostjate arvust ja sellest, kui palju inimesi korraga müüki pandi. Näiteks kujutlege tugevat noormeest, kellel on põllutöö kogemus, kuid kelle käsi on vigastatud. Ta on endiselt kasulik, kuid ostja võib vigastust kasutada hinnatingimiseks. Tema kõrval võib olla vana-kreeka õpetaja, kes oskab rääkida ja kirjutada kreeka ja ladina keeles. Ta ei suuda enam rasket tööd teha, kuid tema teadmised on endiselt väga väärtuslikud. Pere, kes vajab oma lastele õpetajat, võib tema eest rohkem maksta kui noorema töölise eest. Noort, kellel pole veel erilisi oskusi, on raskem hinnata. Praegu suudab ta veel vähe teha, kuid teda saab aastate jooksul koolitada. Ostja jaoks on laps investeering, millega kaasneb risk. On ka inimesi, kes on tugevad ja kogenud võitlejad, kuid kellel on haavad ja armid. Neid võidakse osta valveks, raskeks tööks või gladiaatoritreeninguks, kuid varasemad vigastused võivad samuti pakkumise hinda vähendada. Tavaliselt on ka madalam väärtus inimesel, kellel on põgenemiskogemus. Põgenenud ori võidakse uuesti müümisel märgistada, inni siduda või rangelt valvata. Ostja jaoks peetakse põgenemiskatset riskiks, sest ta võib kaotada inimese, kelle eest ta maksis. Kõigi nende näidete puhul ei ole lihtsat valemit. Kaks ostjat võivad vaadata sama inimest ja pakkuda erinevat hinda, sest neil on vaja erinevat tööd. Aga kuidas võrrelda Rooma orja väärtust tänapäeva rahaga? Paljudes allikates kasutati peamise rahana denaariust, hõbemünt, mis oli Rooma majanduse oluline osa. Denaariuse kaal ja hõbeda sisaldus muutusid aja jooksul. Impeeriumi algusaegadel üks denaarius sisaldas umbes 3 kuni peaaegu 4 grammi hõbedat, olenevalt sellest, millal münt valmistati. Sellise koguse hõbeda tänapäevase hinna saab välja arvutada, kuid selle meetodiga saab hinnata ainult mündi materjali väärtust. See ei näita, kui palju toitu, riideid, eluaset või tööjõudu denaarius Antiik-Roomas võimaldas osta. Võib ka võrrelda toidu hindu, kuid nisu, liha, õli ja veini väärtus muutus sõltuvalt asukohast, saagiajast ja pakkumisest. Toode, mis oli odav Antiik-Roomas, võib tänapäeval olla kallis, samas kui midagi, mis oli tol ajal haruldane, on nüüd kergesti kättesaadav. Teine viis on võrrelda palku. Keiser Augustuse ajal tavaline legionäär ehk Rooma sõdur sai aastas umbes 225 denaari, enne kui mõned kulud maha arvati. Hiljem tõsteti sõdurite palka, kui võrrelda legionäri palka tänapäevase sõduri palgaga, selgub, et 1 denaari väärtus oli väga kõrge, kuid see meetod ei ole samuti täpne. Töö iseloom, hüved, elamiskulud, tehnoloogia ja kogu majandussüsteem olid neil kahel ajastul erinevad. Võib võrrelda ka nisu hinda või töölise päevapalka. Jällegi, tulemuseks on erinev vastus. Seega võib 1 denaar tunduda väike, kui aluseks võtta ainult hõbe, kuid see on väga suur, kui arvestada palka ja ostujõudu. Seetõttu on eksitav anda sellele üks kindel tänapäevane väärtus. Mõistlikum on võrrelda orja hinda tolle aja inimeste sissetulekutega. Kui tavaline tööline teenis päevas vaid väikese summa, siis orja hind, mis oli mitusada denaari, oli juba väga suur investeering. Osav professionaal, kelle hind oli mitu tuhat denaari, võis olla võrdne mitme aasta palkade või väärtusliku vara hinnaga. See võrdlus näitab, kui suur äri oli orjandus Roomas. Lepingusse kirjutatud summa ei olnud ainult tööhind, see oli ka kontrolli hind, aja, keha, võimete ja tuleviku üle inimesel, kellel ei olnud enam õigust enda eest otsustada. Kuna Vana-Rooma ja tänapäeva maailm on väga erinevad, ei ole täpset viisi, kuidas muuta denaariusi tänapäeva peesodeks või dollariteks. Ei piisa ainult selle hõbeda väärtuse vaatamisest, samuti ei piisa toidu hinna või sõduri palga võrdlemisest. Näiteks oli põllumajandus siis väga erinev, traktoreid veel ei olnud, kaasaegseid väetisi, masinaid ega sorte, mis annavad väga suure saagi.
talunikud sõltusid inimtööst, loomadest, lihtsatest tööriistadest ja õigest ajast. Vihma saabumisest. Seetõttu oli töö, aeg ja toit siis ja praegu erineva väärtusega. Orja väärtus saab selgemini mõista, kui võrrelda seda Rooma impeeriumi aegsete teenistuste ja ostetavaga. Kaiser Augustusse ajal sai tavaline Rooma legionär aastas umbes 225 denaari. Sellest ei olnud veel maha arvatud kulutusi toidu, riiete ja varustuse jaoks. Kui keiser Domitianus tuli võimule 1. sajandi lõpus, Peekreist ussu, tõsteti aastapalk umbes 300 denaarini. See tähendab, et inimene, keda müüdi mõnesaja denaari eest, võis olla võrdne rohkem kui 1 aasta täispalgaga ühe sõduri jaoks. Kui hind ulatus aga mitme tuhande denaarini, oli vaja juba suurt varandust, et teda osta. On olemas müügidokumente, mis näitavad, kui suur võib olla hinnavahe. Ühel Rooma kirjutustahvlil 2. sajandist Peegri Krustur on kirjas, et noor ori müüdi 600 denaari eest. Teises ülestähenduses müüdi naisori 205 denaari eest. Need näited näitavad, et mitte kõik müügitehingud ei ulatunud 1000 denaarini. Hind muutus vastavalt vanusele, tervisele, oskustele, asukohale, ajale ja ostja ning müüja vahelisele kokkuleppele. Mõnesaja denaari suurune summa võis olla tavalise inimese jaoks juba väga suur summa. Rikaste roomlaste jaoks oli oskusliku orja ostmine võrreldav väärtusliku ettevõtte või vara soetamisega, millest loodeti tulu saada paljude aastate jooksul. Käsitööline võis valmistada tooteid, mida tema peremees müüs. Õpetaja võis õpetada perelapsi. Arst võis ravida pereliikmeid ja teisi inimesi, kes maksid tema teenuste eest. Valitseja võis korraldada maa, saagi ja kulude haldamist, töölisi ja kaubandust. Seega, kui orja hind oli kõrge, ei tähendanud see tingimata, et Rooma hindas teda inimesena rohkem. Hind oli kõrge, sest ostja ootas, et teenib tema oskustest rohkem raha või kasu. Samuti oli suur erinevus orjade olukorras pärast nende müümist. Mõned töötasid majas sees ja neil võis olla parem toit ja elukoht. Teised said õpetajateks, kirjutajateks, kokkadeks või ülevaatajateks. Mõned usaldati ka raha ja äri ajama, kuid enamik töötas põldudel, töökodades, ehitusel, sadamates, kaevandustes ja muudes rasketes ning ohtlikes kohtades. Tööajad olid pikad, uhkeaeg oli piiratud ja peremehed võisid kasutada füüsilist karistust, et sundida neid kuuletuma. Isegi need, kellel oli eriline töö, jäid seaduse silmis endiselt omandiks ning peremees võis võtta nende teenitud raha. Neid võidi üle viia teisele tööle, müüa teise kohta või lahutada inimestest, keda nad pidasid oma pereks. Mõnedel orjadel lubati koguda niinimetatud pekuuliumi. See oli fond, mida nad said piiratud viisil kasutada, isegi kui raha kuulus seaduslikult endiselt nende peremehele. Mõnel juhul sai orja pekuuliumi kasutada selleks, et osta endale vabadus. Oli ka peremehi, kes vabastasid oma orjad omal soovil. Seda nimetati manumissiooniks. Vabastamine võis toimuda pikaajalise teenistuse eest preemiana, kokkuleppe osana või peremehe testamendis kirjas olnud korraldusena. Kui orja vabastati, sai endisest meesorjast vabakslane. Ja endisest naisorjast sai vabakslanna. Neil võis olla rohkem seaduslikke õigusi kui orjana. Siiski jäi neil sageli endise peremehe ees kohustusi, kellest sai nende patroon. Vabaduse võimalus ei muutnud süsteemi põhiolemust. Otsus, millal või kuidas kedagi vabastada, jäi endiselt omaniku kätte. Paljud surid, ilma et nad oleksid kunagi vabadust saanud. Samuti jäi alles oht, et perekonnad lahutatakse. Kuna Rooma seadus ei käsitlenud kahe orja kooselu samaväärsena vabade kodanike seadusliku abieluga, võidi abikaasad ja nende lapsed müüa eraldi. Kui neid ostsid erinevad isandad, võidi nad viia erinevatesse linnadesse või provintsidesse. Impeeriumis, mis ulatus Britanniast Põhja-Aafrikani ja Hispaaniast Lähis-Idani, üks müük võis tähendada püsivat sidemekaotust perega. Seda ei suuda näidata lihtne hinnakiri. Lepingus võidi kirja panna vaid nimi, vanus, seisund ja selle inimese hind, kes müüdi, kuid nende numbrite taga võis olla vang, kes ei jõudnud enam kunagi oma kodumaale tagasi. Võis olla laps, kes kasvas üles, nägemata enam kunagi oma vanemaid.
võis olla professionaal, kes jätkas oma ande kasutamist, kuid kogu tema töö viljad läksid kellelegi teisele. orjus kestis Rooma ajaloos kaua, sest see sai paljude ühiskonnaosade lahutamatuks osaks. Sellele tuginesid kodud, põllud, ettevõtted, töökojad, kaevandused ja isegi mõned valitsuse tööd. Kuni oli raha, mida teenida ja tööd, mida teha, jätkus ka orjade müük. Pakkumine muutus, muutusid hind, seadused ja kaubanduse viisid ajaga, kuid selle süsteemi tuum jäi samaks. Inimene võidi oma elust eemaldada ja teha kellegi teise omandiks. Seega ei tähendanud orja hind Roomas ainult seda, mitu denaari selle eest maksti. Hind aitab, kuidas võimas ühiskond kasutas seadusi ja majandust, et muuta inimese keha, teadmised, töö ja tulevik kaubaks. Turusilmis oli odav tööjõud, kallis arst ja haruldane meelelahutaja, kuid iga hinna taga oli midagi ühist. Kaduma läks inimese õigus valida, kus ta elab, kellega ta koos on ja kuidas ta oma elu kasutab.